tere tulemast konverentsile Filter 2020, mis on siis iga aasta korraldatav tütarlaste konverents. Ilmselgelt oleme me kõik harjunud sellega, et me saame kokku tulla üle Eesti, me saame kuulata erinevaid lugusid, kuulata muusikat, ülistust, nautida Filtri kohvikut, mis alati on ülihea. See aasta me seda teha ei saa, aga sellegipoolest on Filter meeskond töötanud väga palju ja näinud väga suurt vaeva selle nimel, et teieni siiski see konverents tuua. Nii et kui sul pärast seda videot on hetk aega, siis kindlasti täna Filter meeskonda selle eest, et nad seda tegid ja seda teinud on. Nii et see võtab palju vaeva. Nagu me kõik teame, siis suur aitäh teile selle eest. Mina olen Simona Andrias ja olen üles kasvanud Tallinnas. Pärast keskkooli ma läksin Ameerikasse teoloogiat ja psühholoogiat õppima ning pärast mõningast rändamist tulin siis jälle tagasi Tallinnasse, nii et siin ma olen. Ja mina olen osa Vineyard Tallinna kogudusest ning ütleks, et ikkagi terve elu olnud kristlane. Sellise väikse vahepõrkega, aga suurema osa oma elust ikkagi olnud kristlane. Kui sa ei tea, mis see tähendab, kui sa ise ei ole kristlane, kui sulle saadeti see link või sa kogemata leidsid selle video, siis kindlasti kuula ja vaata lõpuni. Ma loodan, et igaühe jaoks on siin üks sõnum. Ja see, millest ma tegelikult täna rääkida tahangi, on üks kindel varjupaik. Ja täpsemalt on siis 2 põhiasja, mida ma tahan teieni tuua. Ma olen nüüd päris pikalt saanud mõelda selle üle, mida teile rääkida ja ma olen palju ka palvetanud ja palunud, et Jumal kõnetaks. Ja ma olen täiesti kindel, et on 2 asja, mida ma tulin siia ütlema oma enda koju video vahendusel. Üks on see, et sa oled tingimusteta armastatud. Jumal armastab sind. Ja teine on see, et mis on meie elus muutumatu ja mis on muutuv. Ja ma kohe kindlasti ka avan seda ja lähen natuke täpsemaks ja räägin, mida ma selle all mõtlen. Aga ma tahan, et sa kindlasti, kui see video on läbi, et sa teaksid, et Jumal armastab sind. Ja võib-olla sul tekib nagu 100 küsimust kohe, et millisest Jumalast ma räägin, kes on Jumal, mis kristlane on. Võib-olla sa oled kunagi olnud kristlane, võib-olla sa oled siis ära läinud, võib-olla sa ei ole kunagi sellega kokku puutunud ja sa näed ja kuuled sellest alles nüüd. Ükskõik kus kohas sa omadega ka ei oleks, siis tea, et Jumal armastab sind ja tea, et kui sul on küsimusi, siis sa võid alati kirjutada mulle või sa võid kontakteeruda ka Filter meeskonnaga. Kindlasti on sealpool abivalmid inimesed, kes tahaksid ka sinuga rääkida. Nii et ära karda kirjutada, ära karda küsida, ole kindlasti uudishimulik, sellepärast et kaotada ei ole sul mitte midagi ja võita on sul taevane isa, kes sind armastab. Me avasessioonil kuulsime ka seda, et Jumal armastab meid tingimusteta. Me kuulsime seda, kuidas Jumal on isa ja ta on ideaalne ja hea isa. Ja võib-olla mõne jaoks on see raske, ma pean olema aus ja ütlema, et minu jaoks on see väga keeruline. Ma arvan, et see on igapäevane teema mul, et aru saada sellest, et Jumal mind armastab. Ja nagu ma enne ütlesin, siis ma olen üles kasvanud kristlasena. Ehk siis ütleme nii, et kui sa kirikusse lähed, siis see on üks sõnum, mida sa kindlasti kuuled. Nii et siis võiks arvata, et kui ma olen terve elu käinud kirikus, et siis ma oleks pidanud seda juba kuulma ja võib-olla sellest ka aru saama. Aga paraku elu ei ole alati nii lihtne. Minu jaoks on võib-olla keeruline võtta vastu Jumala armastust. Kindlasti on seal 100 miljon põhjust ja ma olen paljudest põhjustest juba ka rääkinud teiste inimestega, ise selle üle palju mõelnud ning ka palvetanud. Aga paraku ma siiamaani maadlen sellega ja võitlen sellega, et mitte vastu puigelda. Ja võib-olla üks põhjus, miks tihti inimesed ja mina ise kindlasti tunnen, et võib-olla Jumal mind ei armasta, on sellepärast, et ma ei tunne võib-olla alati, et ma oleks hea inimene. Või ma tunnen, et midagi nagu puudu või üle, ma teen midagi liiga vähe või midagi liiga palju. Ja siin tulebki see sõna tingimusteta mängu, sellepärast, et Jumal armastabki meid täiesti tingimusteta. Ehk siis see on väga hea uudis, sellepärast, et ükskõik mida ma ka ei teeks või ei jätaks tegemata,
siis Jumal ikkagi mind armastab. Ja võib-olla kui mina mingi hommik ärkan ülesse, siis ma mõtlen, et okei, et eile ma ei teinud seda ja täna ma ei tee või täna mul on see plaanis, äkki see ikka ei ole hea või aga 3 aastat tagasi ma jätsin üldse selle tegemata ja üldse inimesena ma olen tihti nagu liiga karm või kuri või äkki ma ütlen halvasti või tegelikult ma olen nagu võib-olla mõtlen kellegi kohta halvasti või mul tekib nagu, ma ise justkui paneksin Jumalale, annaksin hästi palju põhjuseid, miks mitte mind armastada. Aga tegelikult tõde on see, et Jumalal on võimatu meid mitte armastada. Ta armastabki meid täiesti tingimusteta ja seda mitte sellepärast, et me oleksime head inimesed. Et tihti, ma arvan, kristlased ise tunnevad ja üldse inimesed üle maailma tunnevad, et võib-olla see Jeesuse Jumal nagu armastab häid inimesi, et sa pead tegema hästi palju head ja siis Jumal armastab sind. Ja siis me kristlastena ise ka mõtleme, et tema tegi ikka nii palju head või et ma teen nii palju head ja ma ei ole seda üldse teinud ja siis me kuidagi nagu anname Jumala armastusele väärtusi enda ja teiste jaoks, aga tegelikult see ei ole üldse tõsi. Nimelt, Jumal armastab iga inimest maailmas täiesti võrdselt, olenemata sellest, mida ta on teinud või kes ta on. Sellepärast, et ta on kõik maailma inimesed loonud. Ja mina isiklikult usun, et Jumal lõi maailma ja tema lõi inimese. Kindlasti on vaatajaid, kes seda ei usu, mis on täiesti okei. Lihtsalt, et sa teaksid, see on see, mida mina usun ja mida paljud enamus kristlased usuvad, sest see on see, mida Piibel räägib. Nii et Jumal armastab iga inimest täiesti tingimuseta, olenemata sellest, mida ta teeb või jätab tegemata. Et see on üks asi, mis ma kindlasti tahan, et sa sellest sessioonist kaasa võtaksid. Ja teine selle sama nagu mündi võib-olla teine pool on see, et Jumal armastab sind täpselt sellisena, nagu sa oled. Ja see on probleem nii tütarlastel kui ka poistel, et tihti me võrdleme ennast teistega, me tunneme ennast hästi halvasti. Mina teen seda reaalselt iga päev ja mõtlen, et mul on raske iseennast armastada vahel. Ja üks asi, millest ma sain ka aru väga noorena, oli see, et ikka noore tüdrukuna sa tahad ju, et poisid just ütleksid sulle, et sa oled ilus või et sa meeldid neile või mis iganes. Ja ma sain väga kiiresti aru, et ükskõik milline poiss võiks mulle öelda, et ta arvab, et ma olen ilus. Ma ei usu seda enne, kui ma ise ennast ei õpi selliselt armastama. Ehk siis võib-olla see on sõnum nendele inimestele, kes tunnevad, et võib-olla see üks inimene, kui tema mulle ütleks, et ma olen ilus, siis ma hakkan ise ka ennast nii tundma, siis ma lihtsalt tahan sulle juba ennetavalt öelda, et see kindlasti ei ole nii. Et isegi kui see inimene sulle ütleb, et sa oled ilus, siis see kestab reaalselt võib-olla päeva ja siis järgmisel päeval sa vaatad jälle peeglisse ja tunned ennast halvasti. Seega nendel päevadel, kus mina ei tunne ennast võib-olla ilusana või hästi või mis iganes, nendel päevadel ma üritan endale meelde tuletada, aga Jumal armastab mind ja Jumal on mind sellisena loonud. Nii et ma ei taha sellega kindlasti öelda seda, et me peaksime iga päev ennast kogu aeg hästi tundma, sest ma arvan, et see ei ole realistlik. Et ikka me kogemata võrdleme või teadlikult võrdleme või lihtsalt ühel päeval sa ärkad ülesse ja sul on imelikud juuksed ja siis sa mõtled, et täna ikka ei ole see päev. Et selles mõttes tasub olla mõistlik, iga päev ei saagi ennast võib-olla maksimumini alati armastada, sest et meil tujud ja tunded ja mõtted käivad igatepidi. Aga lihtsalt üks asi on kindel, alati on see, et Jumal sind armastab ja tema on sind sellisena loonud. Ja Jumal ei ole nagu vigu teinud. Et kui ta maailma lõi ja inimese lõi, siis ta ütles, et see on hea. Nii et lihtsalt tea seda, et ükskõik kuidas sina ennast ka ei tunneks mingitel päevadel, siis sinu varjupaik ja sinu kindel kalju saab olla see, et Jumal täiega armastab sind ja ta armastab sind täpselt sellisena, nagu sa oled. Ja kui sa võib-olla ei usu mind või sul on raske sellega nagu seda enda eluks nagu haarata, ma tean, mul on. Ma võin sulle seda täna siin rääkida ja võib-olla homme ma vaatan seda videot ise ka niimoodi, et ma mõtlen, et okei, Simona, tuleta endale meelde, Jumal armastab sind. Sellepärast ongi ülihea, kui me loeme piiblit ja me palvetame ja me ülistame, sest et see aitab meil meelde tuletada seda tõde ja seda, et Jumal armastabki meid. Ehk siis see on minu meelest täiesti okei, et täna ma armastan iseennast ja ma tunnen, et Jumal mind armastab ja homme võib-olla see juba on teistmoodi. Aga oluline on siin see, et mis sind nagu tagasi tõmbab selle tõe juurde. Mis on see, mis tuletab sulle meelde, et Jumal sind armastab.
mõne jaoks on see loomine, nagu me kuulsime ka tunnistusest, et loominguline tegevus võib sellist asja nagu nii-öelda nagu taas üles äratada ja midagi nagu meelde tuletada ja sellist tänulikkust üles tuua. Mõne jaoks võib olla see ülistamine, mõne jaoks võib olla see palve, mõne jaoks on see piibel, ükskõik mis see ka ei oleks, võib olla see on kombinatsioon kõigest. Siis lihtsalt alati meenuta seda, et Jumal täiesti tingimusteta sind armastab. Ja kui sinul tekivad hirmud või kahtlused iseenda osas või teiste inimeste osas, siis tule nagu tagasi koju. Tule tagasi sinna varjupaika Jumala tiiva ja varju alla ja tea, et tema sind alati armastab ja hoiab. See on siis see üks pool minu sõnumist on see, et Jumal armastab sind tingimusteta. Ta on sul loonud ja tema enda loomuses on sind armastada, sest et sa oled tema laps. Nii et ole julgustatud selles osas. Ja teine osa, mis ma tahtsin rääkida, on muutuv ja muutumatu meie elus. Ja seda võib-olla kõige paremini tegelikult kirjeldab või juhatab sisse meie praegune olukord. Et tihti meie elus on mingid sellised asjad, mille peale me justkui nagu oma elu ehitame. Või siis, kui ma kasutaksin seda väga ilusat metafoori, mille filtrimeeskond on selleks aastaks välja valinud, siis et vahel me nagu varjume mingite asjade alla ja me kuidagi nagu tekitame sellest oma elu sellise nagu kalju või sellise nagu platvormi. Näiteks minu elus on see vahel olnud haridus. Ma panen sellise nagu hariduse nagu varju endale ette või loori ette ja tunnen, et see on see, mille peal mu elu seisab. Vahel on see olnud koguduses teenimine, vahel on need olnud sõbrad või seltskond või mis iganes muu asi, see võib olla ka karjäär või raha või mis iganes. Ja ühel valusal päeval ma sain aru, kui muutuv see kõik on. Ja see valus päev oli selline, et ma olin sellel hetkel Ameerikas ja ma olin just lõpetamas ülikooli bakalaureuse kraadi ja ma tahtsin, või tähendab, ma kandideerisin siis edasi magistrisse. Ja minu jaoks ei ole kunagi lihtsalt niimoodi, et ma kuskile kandideerin tööle või kooli, kas keskkooli või siis kõrgematesse koolidesse. Ma alati nagu justkui nagu mõtlen kogu oma eluplaani sellega välja. Et kui ma saan sinna sisse, siis see tähendab, et ma saan seda, siis see tähendab seda. Ja ma ütlen, et ma ausalt võiks vist 50 aasta plaani ette näidata, eks ju. Ja see on see, mis mu peas toimub nagu hetke ja sekunditega. Nii et et ma pean selle kallal kindlasti tööd tegema, et vähem oma elu planeerida. Ja see üks hetk aitas mind. Ja see hetk oli see, kui ma sain teada, et ma ei saanud magistrisse sisse sinna kooli. Ja sa võid ette kujutada, et inimesel, kelle 50 aasta plaan ja tema enda identiteet põhimõtteliselt ja tulevik ja kõik mõtted ja elu nagu tugines sellel ühel plokil või ühel sellisel nagu varjul hariduse mõttel. Ja kui see läbi kukub, siis nagu kõik ju kukub. Ja minu elus see täpselt nii oligi. Ma mäletan täpselt seda hetke, kus ma seda emaili lugesin ja sellest teada sain. Ja kui ma nagu hästi aus olen, siis mul võttis üle aasta aega, et sellest toibuda, et sellest tagasi tulla, et aru saada, et elu ei ole läbi, et elu läheb lihtsalt teistmoodi edasi ja et see ei ole kuidagi halb või halvem. See oli minu jaoks hästi raske. Aga mida see mulle õpetas, oli see, et me ei saa oma elu rajada või mina ei taha oma elu rajada või varjuda muutuvate asjade osas. Et muutuvad asjad ei saa olla need, kuhu ma peitu lähen. Et kui mul midagi muud ei ole, siis vähemalt on mul see haridus või kui mul midagi muud ei ole, siis vähemalt on mul see karjäär või raha või mis iganes asi. Ja muutuvate asjadega on veel selline nagu keeruline värk, et kujuta ette, et ühel päeval sa saad täpselt selle kõik, mis sa tahad. Võib-olla mõne inimese jaoks on see, et tal on väga hea töö, tal on väga hea selline karjääriredel juba, võib-olla ta teenib hästi palju raha ja tal on ülihea haridus. Ja mõtle, sa tunned ennast nagu, sa oled üleval, sul on sellist mitu nagu varju enda ees ja sa oled nagu kõrgel kohal, sa tunned ennast ülihästi, sa tunned ennast paremini kui võib-olla, sa tunned, et sa oled parem kui nagu enamus inimesed. Ja su elu on nagu, sa tunned selline nagu kalju peal, kõik on ülihästi. Ja siis kujuta ette, et sa järgmisel päeval astud ruumi, kus on inimesed, kellel on rohkem raha, neil on parem karjäär,
neil on palju parem töökoht, karjääriredel läheb palju kõrgemale ja palju kiiremini kui sinu oma. Või mis iganes need on, need sinu elus need asjad, mis sellist tunnet võivad tekitada. Siis kujuta ette, et kõik see muutus nagu hetkega. Ja ma arvan, et see on see, millele me tihti ei mõtle, et me nagu võistleme üksteisega või me vaatame kellegi teise elu ja rajame nagu selle najal iseenda elu ja siis ühel hetkel see võib kõik muutuda. Ja nagu ma juba ütlesin sissejuhatuseks ka, siis see kriisiolukord on selle tõeliselt välja toonud. Sellepärast, et ühe hetkega kogu maailm muutus. Ühe hetkega pandi kõik kinni, me veel üldse ei teagi, mis saama hakkab, eks ju. Aga nüüd on nagu näha see, et ükskõik mille varju sa ka ei läheks, mis on muutuv, on ohtlik, sellepärast, et see võib muutuda homme. Ja ma olen kindel, et sinu elu on muutunud sellest hetkest, kui näiteks meie riigis on eriolukord või üle maailma. Ja kui su elu ei ole muutunud, siis usu mind, see muutub ühel päeval. Et meie elud on muutuvad, meie mõtted on muutuvad, meie unistused on muutuvad. Ja selle tõttu on nii raske, kui me nagu varjume sellistesse asjadesse, sellepärast, et see võib kõik kokku koliseda lihtsalt ühe hetkega. Kas sa lähed ruumi, kus on inimesed, kes on sinust palju edukamad ja rikkamad, või juhtub midagi sellist ülemaailmset, nagu praegu on, mis tekitavad sellise olukorra, et kõik lihtsalt muutub meie eludes. Ja ma võin omast kogemusest öelda, et kui me varjume sellistesse asjadesse, mis on muutuvad, siis see kukkumine ja see langus ja see valu on nii suur. Aga õnneks on hea uudis see, et Jumal on täiesti muutumatu. Ja kuidas on see mind aidanud hästi nagu, kui ma vaatan tagasi oma elule, mis ei ole, eks ju, pikk, on ju naljakas on noore inimesena öelda, et vaatan elule tagasi, aga sellel hetkel näiteks, kui ma sain teada, et ma magistrisse ei saanud, siis ma läksin Jumala juurde, ma läksin tema nagu varju. Sellepärast, et ma teadsin, et ta on täpselt seesama Jumal, kes ta oli siis, kui ma kunagi 4-aastasena pühapäeva koolis käisin. Või ta on täpselt see Jumal, kelle juurde ma läksin siis, kui mul oli mingi valu. Või siis, kui ma olin vihane, või siis, kui ma olin rõõmus või kurb, või kui mul olid mingid küsimused elus. See on täpselt seesama Jumal, kelle juurde ma saan minna ükskõik mis hetkes oma elus. Ja ma tean, et ta ei muutu. Olenemata sellest, mida ma teen, kes ma olen, milline mu elu on, ta ei muutu. Ta on täpselt seesama. Nii et ma julgustan sind rajama oma elu ja varjuma täiesti 100% Jumala varju. Jumala tiiva alla, sellepärast, et see on see üks paik, mis on täiesti muutumatu ja seda sellepärast, et Jumal on muutumatu. Ja ma loeksin ette Piiblist psalm 91 täisulatuses. See on nüüd siis see psalm, millest Filtri meeskond sel aastal sai inspiratsiooni, mis neile tuli südamesse. Ma tahaks selle kõik ette lugeda, sest minu jaoks on nii oluline, et me loeksime Piiblit mitte jupiti, vaid et me märkaksime kogu seda konteksti. Ja Piibli kohta siis nii palju, et kui sa ei ole kunagi Piibliga kokku puutunud, siis see on meie jaoks, kristlaste jaoks on see Jumala sõna, sellepärast et meie usume täiesti kindlalt seda, et inimesed üle ajaloo, kes on siia kirjutanud, nad on kuulnud Jumalalt ja Jumal on neid kõnetanud ja nad on selle kirja pannud. Just täpselt samamoodi, nagu Jumal kõnetas mind selle sõnumi osas. Ja teine kommentaar selle osas on see, et ma ütlesin ennist, et Jumal on muutumatu, siis see on üks fakt, mille me võtame siit samast raamatust. Et tihti ma olen kuulnud, kuidas kristlased ütlevad, et või üldse inimesed üle maailma tegelikult, kes ei pruugi isegi olla kristlased. Ma olen seda kuulnud nii Ameerikas, küsitakse mu käest seda, kui ka Eestis on seda küsitud ja nii edasi. Küsitakse, et aga Vanas testamendis ja Uues testamendis on Jumal justkui nagu erinev. Ja tegelikult ei ole see üldse nii, sest et Jumal, millest Piibel räägib, on täpselt seesama. Mõned noored mõtlevad, et võib-olla Vana testament on nagu vana ja seda ei viitsi lugeda või seda ei taha lugeda, siis ma julgustan teid kõiki lugema Piiblit nii Vana kui ka Uut testamenti, sellepärast et kogu see raamat räägib ühest Jumalast, see räägib Jeesusest Kristusest. Ja minu jaoks oli teoloogiat õppides nii lahe avastada, kuidas Vana testament räägib Jeesusest, tema nime nimetamata.
aga ta räägib Jumalast, ta räägib Messiast, ta räägib päästest ja see on nii võimas neid nagu kokku siduda sellega, mida Jeesus tegi ja ütles. Ja siis Uus Testament, seal me kohtumegi nagu Jeesusega, kes on tulnud maa peale selleks, et meid päästa. Tema jällegi läheb tagasi sinna prohvetite, eriti Jesaja juurde ja ta räägib psalmidest, ta nagu nimetab psalme ja selles mõttes on see nagu minu jaoks oli võib-olla kõige suurem õppetund teoloogiat õppides see, kuidas see piibel on ise muutumatu põhimõtteliselt, et üks nagu räägib ühest ja teine teisest, eks ju, et see on nagu, see ongi üks raamat, üks piibel, üks Jumala sõna. Ja teiseks oligi see, et kuidas Jumal on täiesti muutumatu, täiesti konstantselt täpselt sama. Nii et selle peale tasub oma elu rajada, selle peale sellesse tasub panustada ja selle varju saab pugeda, päriselt ka saab. Sellepärast, et see ei muutu olenemata millegist ja see jääb alati samaks. Ja ma loengi siis psalm 91. Kui sa oled piibliga juba tuttav, siis lihtsalt võib-olla pane silmad kinni ja naudi ja kuula. Ja kui see on sinu esimene kord piibliga kokku puutuda, siis tere tulemast, see on piibel Jumala sõna. Psalm 91. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib. See ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele, sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu, sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute. Noored lõvid ja lohed sa lömastad. Ja nüüd siin on Jumala selline vastus või lubadus või tõotus. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Minu arust on nii ilus, kuidas siin on öeldud, et kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks. Ja ma täiesti tunnen seda, kuidas olenemata sellest, et mu elu ei ole siiani olnud veel pikk, olen ma kogenud neid hetki, kus minu elu asemeks ei saa olla mitte miski muu kui Jumal. Sest kõik on täiesti nagu, meie elud on tegelikult hääbumas Jumala kõrval, aga Jumal on igavene Jumal, kes ei muutu. Nii et ma loodan, et see oli sulle õnnistuseks. Ma ise tahaksin pärast kõiki neid mõtisklusi ja ette valmistades ka oma elus võtta see aeg, eriti sellel kriisiolukorral, kus võib-olla kas üles kirjutada või mõelda nendele asjadele, mis minu elus on muutuvad, millele ma tihti tahan oma elu rajada või mille varju ma tahan tihti pugeda. Ja samamoodi võib-olla mõelda mingeid tingimusi, mida ma vahel Jumalale sean, miks ta mind armastada ei saa. Nii ma julgustan sind täpselt samamoodi võib-olla pärast selle video lõppemist või mingil endale sobival ajal võtma oma päevik või paber ja pastakas, võib-olla sa teed märkmeid telefonis või arvutis või mis iganes. Aga üles kirjutada endale, mis on need asjad, kuhu sa tahad varju pugeda, mis ei ole Jumal. Ja kui sina Jumalat veel ei tunne,
aga sind see teema huvitab ja võib-olla sa tahaksid veel küsida, siis nagu ma juba enne ütlesin ka, siis kindlasti kirjuta Filter meeskonnale Facebookis või kirjuta otse mulle ja me kindlasti saame sellest rääkida. Või võib-olla sind huvitavad küsimused, nagu mis see piibel üldse oli ja kuidas sa kuuled Jumala häält ja kuidas see kõik võimalik on ja mida tähendab, et Jumal on su eluase ja varjupaik, mida see täpsemalt endast kujutab. Mis iganes küsimused sul ka ei oleks, siis kindlasti kirjuta. Ja minu südamel on üks asi veel, mida ma tahaksin teile kõigile öelda, on see, et praegune aeg on parim aeg üksteist armastada ja üksteise eest hoolt võtta. Nii et ma tahan sind julgustada, kui sina tunned, et sa oled üksinda, kui sa tunned, et sa vajad seltsi, võib-olla sinu jaoks on ülikeeruline, et sa ei saa näha sõpru või oma pereliikmeid või mis iganes. Võib-olla sul on lihtsalt nagu südames raske või emotsionaalselt keeruline kuidagi pidi, võib-olla sul on mingi vajadus, siis kindlasti kirjuta meile ja me saame sulle tuge pakkuda. Ma olen täiesti avatud sellele, et me võime helistada, me võime kirjutada, mis iganes keegi vajab. Siis mina olen olemas ja ka Filtri meeskond on olemas selle jaoks. Ja ma julgustan sind ka, et kui sul ei ole raske, võib-olla sa tunned ennast täiesti hästi, võib-olla sa naudidki sellist natuke rohkem üksindust või sul on selline hea mahavõtmise ja siuke täislaadimise aeg praegu käsil ja sa naudid seda, siis kindlasti kirjuta oma sõpradele. On palju inimesi Eestis ja üle maailma, kellel on väga raske selle praeguse ajaga toime tulla. Nii et helista oma sõpradele, kirjuta neile, räägi nendega, kontakteeru teiste inimestega, küsi, kuidas neil läheb. Me saame kõik üksteisele praegu toeks olla. Nii et ole julgustatud, Jumal armastab sind, Jumal on sinuga, sa saad tema varju pugeda ükskõik, mis ka elus ei oleks. Ja eriti praegusel ajal ole julgustatud ühendust võtma teiste inimestega. Armastage üksteist, hoolige üksteisest ja ma soovin teile kõigile ilusat kevade jätku ja ma soovin, et ka kõiges selles muutuvas ja ebastabiilses ja suurtes küsimustes, mis meil varsti ühiskonnana ja kõik koos ees tulevad, et meil säiliks kõigil Jumala rahu ja aitäh, et te kuulasite!